või peaks ole nüüd. Palju sai küsida, Martin räägib, kuidas kaasajal asjad on ja Janek räägib, kuidas vanasti asjad olid. Palju, kui avalik see on, et sa lähed sinna? No, ütleme nii, see on küllaltki... Mis küll Janekul jälle kaasas on siin stuudios, nagu ikka igal aastal on tal see kaasas, ikka on see veel terve, väga hea näeb välja ja mis asi see siis on, näitame inimestele ka. Koondis Uku on teinud siin sellise almanahi Rapla Redel 10 ja siin sees peituvad siis võitjad alates aastast 96. Siin on pilt, siin on komisjoni protokollid, siin on infot selle kohta, mis oli auhinnaks, sellist vahvat materjali. Aha. Martin, äkki oled, me teeme siis, võtame suvalise koha pealt lahti, Martin ütleb mingi numbri ja sina võtad selle lehekülje siis lahti, vaatame, mis seal kirjas on, no näiteks inimesed saavad teada. Lehekülg 25. 25, vaata kus. Oppa. Juhuslikult tuli lahti selline lehekülg, kus on Raplamaa parimad ettevõtted 2006. See on 20 aastat tagasi. Ja meil oli siis selline vägev pidu, et Kooperatiiv Rubiin kutsub kõiki ettevõtjaid tunnustusõhtule 20 aastat ettevõtlust Eestis. Ja see toimus Kehtnas restoranis Eliit. Ja kui nüüd tuua välja ka mõned võitjad, ma kohe näen siit diagonaalist lugedes, et kõik need võitjad on veel tänaseks elus, kuigi äritegu oli toona Baltic Panel Grupp, see on siis Kohila Vineeri eelkäija, et päris äge, et juba siis oli see esimene katsetus, et see suur vineeritööstus tuleb Tallinnast hoopis Raplamaale Kohilasse, täna tegutsetud seal ettevõtte küll hoopis teine, see on siis Kohila Vineer, aga siin on ka näiteks ettevõtjasõber oli Kohila vallavalitsus, töötajasõber Trigger, väike ja tubli Fleur ehk ilusang Long Floris, Toosikannu tegutseb, oli uustulnuk sel aastal ja Vana Kala on siin olnud Raiküla Farmer, Kaiu Eko, AKK, Järvakandi Klaas. Mis aasta siis oli siis? 2006. 2006, 20 aastat tagasi. Täitsa lõpp. Pildid. Kas seda saab tavainimene ka näha või seda näeb ka ainult siis, kui sina oled kaasas? Tuleb kokku lõppida aeg, rääkis ja võetakse seifist välja. Ja võetakse välja minu allkirja vastu, majast välja käib see ainult korra aastas, siin kandis. Super. Stuudios. Meil on suur au. Aitäh sulle. Tere kõigile podcasti kuulajatele ja vaatajatele, kes tahab meie podcasti vaadata, siis pange kindlasti YouTube'is subscribe Raplamaa sõnumite lehele, sellepärast, et sealt hakati iga nädalaselt siis nägema ja tegelikult juba näete ka erinevaid podcaste, mida me siin Raplamaa sõnumite stuudios teeme. Spotify's oleme ka olemas, nii et saate kuulata, saate vaadata ja eeliseks on podcasti juures see, et te saate alati tagasi kerida, edasi kerida ja uuesti kuulata täpselt nii palju, kui vaja on. Stuudios täna siis üks tuttav nägu juba, Janek Kadarik, Raekist, tervist. Tervist. Ja ka tuttav nägu, aga mitte siin pole käinud veel. Martin Laapin, tervist. Tervist. Täna siis räägime juttu, mida igal aastal ikka rääkida saab. On seda saanud rääkida raadios, nüüd saab seda rääkida siin Raplamaa sõnumite podcastis ja tegemist on siis Raplamaa parimate ettevõtjate ja ettevõtete valimisega. Igal aastal seda tehakse. Nii et täna räägime ka sellest natukene, räägime ettevõtlusest, räägime tunnustamisest, räägime eeskujudest ka ja sellest samast sündmusest siis, mis peaks meie parimad pojad ja tütred kõik esile tooma. Nii et ega midagi. Janek teeb sisse juhatuse äkki siis, et miks sellist sündmust üldse korraldatakse? Jah, et eks mõni kord nende aastate jooksul on öeldud või küsitud, et mis pidu see siin katku all on. Et rääkis meie üks ülesannetest on ettevõtlusvaldkonda tervikuna hoida siis nii-öelda kõrgel. Ja tuua tähelepanu ka sellele seltskonnale, sellele grupile ühiskonnas inimeste seas, kes on väga ettevõtlikud, ise oma ettevõtte loonud, võib-olla mitmeid ettevõtteid loonud ja sellega võtnud väga vastutusrikka rolli ühiskonnas. Ja tihti peale see, mul vanaema oli, kes ütles, et no see küll mingi ettevõtjale, see on ärikas, et me püüame ikkagi siit välja tuua seda positiivsemat poolt, et kes on need
meie enda naabrid, meie enda külas tegutsevad ettevõtjad, kes annavad meile tööd ja leiba ja hoiavad seda kohta elus. Ma eeldan, et see ärikas nii-öelda, see sõna hakkab vist vaikselt nüüd hääbuma koos, lähen nii-öelda koos X-generatsiooniga, kes on sealt maalt pärit, kust, või seal sündinud, kus ettevõtlus ja selline asi oli ikkagi, see oli ikkagi häbiasi ja lubamatu, eks ole, omal ajal. Aga nüüd see asi ikkagi on muutunud ja ma arvan, et varsti sellist võrdlust ei tooda nagu ettevõtja versus ärikas või omakasupüüdja või ma ei tea, mida iganes. Sõltub ettevõtjast. No ma usun küll, et selles mõttes see ikkagi on üha rohkematel inimestel arusaadav, et kui ei ole ettevõtlikke inimesi, kes võtavad asju ette, selles mõttes eesti keeles on head sõnad need ju. Ja alati ei pea see olema eriline või äriline, aga just see, et sa julged vastutada rohkemate inimeste ees, kui sa ise, see juba nagu annab sellele minu meelest mingi täitsa teise nagu mõõtme või mõõtkava. Nii et see ettevõtluskeskkonnale nagu see tunnustamine peaks justkui andma juurde nii ettevõtjale kui siis ka inimestele kõigile, kes saavad natuke vähemalt tuttavaks, et kes see ettevõtja siis selline on, et ei hakkaks selliseid paralleele tulema siin järjest nagu ärikas või siis, et äri on siis, kui keegi on saanud naha üle kõrvade, muidu on lihtsalt vahetus. No ma ei tea, Martin saab ka kommenteerida, et kuidas ta ennast nagu defineerib või kui sult küsitakse, et kes sa oled või? No ikka ärikas, okei, nalja. Tegelikult on, tahaks ikkagi täna öelda, et te olete ikkagi ettevõtja, et mina ikkagi nimetaks ennast täiesti lisaks ettevõtjale ka asjaarmastajaks, et minul on nagu see asi ikkagi kasvanud edasi asjaarmastusest, et see on saanud nagu hobi, mis on nagu liikunud edasi tänaseks ettevõtteks, mida sa nagu nüüd siis üritad skaleerida nii-öelda millekski suuremaks, et on hästi ütleme nii, et väikeste sammudega protsess olnud, mida nagu edasi aeg läheb, selle suuremaks need sammud lähevad. Ja tänu sellistele üritustele kindlasti on ka nagu kohe tuge nii-öelda rohkem neid samme teha, kuna lihtsalt kogukond on ka taga. Huvitav, Janek, sa oled kindlasti märganud, et kumbi inimesi rohkem on, kas neid, kes tahavad ettevõtjad olla ja siis lihtsalt valivad omale mingisugused tegevusala, et oota, mis ma nüüd teha võiks, et tahaks hirmsasti mingisugust ettevõtet teha ja hakata nii-öelda businessit tegema, et ükskõik millega. Või siis kõigepealt tuleb ikkagi see huvi, et mulle meeldib midagi väga ja siis sealt edasi tuleb ettevõtluse. Ma kahtlustan, et mu vastus on siin natuke mõjutatud mu enda olemusest või tüpaažist ja nüüd lisades siia elukogemus, siis mulle nagu tunnetuslikult, ma ütleks, et rohkem on ikkagi neid, kus need üleminekud on sujuvad. Sest sujuvad üleminekud on meile inimesena ka nagu loomulikumad. Ja seda on ka uuritud ja analüüsitud, et kui on ees ettevõtlikke inimesi, perekonnas, koolis, sõpruskonnas, et sealt tuleb ka välja rohkem ettevõtlikke inimesi. Et ma arvan, et see on nagu valdav, aga ma saan aru küll, millal sa vihjad, et küllalt palju on ka sellised, ma ütlen siis lihtsalt rahutud hingi või mõni... Ma võin tuua näiteks poliitikud näiteks, et kultuuriminister ei pruugi olla suur kultuurisõber, vaid ta lihtsalt on minister ja järgmisel nädalal ta võib olla kaitseminister ja siis ta võib olla juba peaminister. Ma arvasin, et meil on ettevõtlusteemaline saade, selles mõttes ma tõmbaksin pidurit. No tõmba, jätkame. Aga selles mõttes, et ettevõtlikkus on teatud mõttes nagu omandatav. Et see, mida Juraek ka nagu püüab nagu tugida või tugibki, et ka koolides oleks rohkem ettevõtlusega seotud kas aineid või külaskäike või selliseid seminare või lühiloenguid, mis annab nagu sellise arusaamise, et ka meie karjääri planeerimisel ettevõtjaks olemine on üks osa nagu võimalustest ja kui sa nüüd väga pingsalt nagu enda jaoks hakkad sellega tegelema ja siis põhimõtteliselt on võimalik ennast nagu viia selleni, et sa leiad tuhandete ideede seast 100 ja lõpuks 10 ja võib-olla 10 läheb aia taha ja 11 alles õnnestub. Me vahest kutsume neid sariettevõtjateks, nagu eestikeelne sõna, et sariettevõtja. Sa nagu õpid läbi selle kogemuse, et sa võib-olla ise ei olegi nii väga ettevõtlikust perekonnast ja sul ei ole pärandatud, ma ei tea, 500 hektarit põllumaad, millega laamendama hakata, vaid sa nagu süsteemselt tahad nagu kuuluda sellesse seltskonda, kes on ettevõtlikud. Nii et see sündmus Raplamaa parimad ettevõtted
on siis mõeldud ikkagi nii-öelda mõlemale poole, nii ettevõtjatele nende tunnustamiseks kui ka teistele inimestele nii-öelda silmaringi avardamiseks, kes ei ole ettevõtjad siin maakonnas, et nad näeks, mis siin maakonnas toimub. No kindlasti üks osa ongi seal sellest, et me näeksime, kes meie maakonnas on edukad, jälle defineerida edukus väga keeruline. Meie tunnustame pigem nagu siis tegu või seda ka, kuidas see tegu on mõjutanud Raplamaa elu või väiksemat kogukonda. Et me ei poe ainult numbrite taha, et tihti on ka selline eksiarvamus, et ettevõtlus on midagi ainult Excelis, nagu algab Excelis ja lõpeb Excelis, on tegelikult mitte. Et see, et omanik peab kasumit teenima või omanikule tuleb kasumit teenida, see on vajalik järjepidevuse tagamiseks või ka selleks, et kellelgi oleks vaba ja lõbus elu. Aga põhimõtteliselt ettevõtlus ei ole ju ainult selline Excelist raha välja pigistamine ja me tahaks näha erinevaid tahke ja sellepärast ka tunnustamisel me anname välja siis auhindu või tunnustust erinevates kategooriates, et sealhulgas ka õpilasfirmadele, kes on just sellel aastal olnud kõige silmapaistvam või ka uustulnuk, et ML treeningud on ju tegelikult eelmise tunnustamise siis uustulnuk ja veel ka rahvalemmike, et sellest tulenevalt ka meil siin külas. See uhke raamat, mis meil siin laua peal on, sellest nägite väikest videot ka juba eelnevalt, aga räägime siis natukene veel, et kus see nüüd siis pärit on ja sa oled sellega käinud siin mööda linna igal aastal korra vähemalt, see on sul kaenlas, kõik küsivad, mis asi see on, eks jälle jõudumööda vastada, aga kui nüüd kokku võtta, mis selle paksu almanahi sees siis on? Õigupoolest peaks seda valgete kinnastega juba avama, küll, et see on 96. aastal siis toona maavalitsuse poolt algatatud, et mina siis juba tulin õige pea ettevõtluskeskusesse ja maavalitsuses oli selline spetsialist nagu Kalle Moor, tervituse talle teispoolsusesse, et ta tol ajal juba algasid maakonnas messid, et meil on selline kontaktmess või õigupoolest siin on paralleel natuke nendele missivõistlustele, et juba ennem mingid aastad tagasi on ka olnud neid messikesi, aga siis 96. algas messide sari, mis kestis õige mitu aastat ja siis seal sellel pidulikul gaalal, siis messi gaalal anti välja ka tunnustus, ehk siis tunnustamise järjepidevust me loeme 96. aastast ja siin on tõesti iga aasta sellised võidud siis kirjas. Kõlab nagu juubeliaasta siis. Tead see nagu, ma olen natuke loobunud sellest lugemisest täpselt, sest siin üks aasta võis jääda vahele, kuigi isegi koroona aastal me nagu midagi tegime, et siin nagu on sellised väikest auke ka, aga ütleme, et nagu algas sellest ajast ja 30 aasta nimekirja pole ju raske kirja panna, aga loen ette kõik või? Millegipärast on see jube paks raamat, et mis seal siis on, pildid ja igasugu artiklid ka siis või miks ta nii paks on? Ei no siin on pilte ja tunnustust, ütleme nendest erinevate kategooria siis võitjatest ja kõige tähtsam muidugi selle komisjoni protokoll, mis on ja läbi aegade on ka muutusi olnud, et näiteks oli periood, kus me tegime tunnustamist koos äripäevaga, et toona oli siis äripäev, otsis sellist maakondlikku väljendust ja leidis maakondadest endale partnerid. Ja kui üle-eestilist pilti vaadata, siis täna või eile mitmed maakonnad teevad koos kohaliku ajalehega, mis kuuluvad Postimeesgruppi, natuke reklaami võib teha ju. Aga meil on olnud partneriks kohalikud siis lehed, et Raplamaa sõnumid siin, ettevõtjate ühingud, kindlasti Raplamaa partnerluskogu, omavalitsuste liit, et see ei ole ainult rääki asi, ütleme nii, et meile on usaldatud maakondliku tunnustamise korraldamine. Mõni ettevõtja võib-olla on mõelnud, et kuhu ma selle tunnustusega nüüd minema siis hakkan ja võileva peale seda nagu panna ka ei saa, siis meil on siin inimene stuudios, nagu me juba tutvustasime ka, Martin Laapin, kes siis on omale sellise tunnustuse saanud, eelmisel korral rahvalemmik ja uustulnuk. Kuidas siis viimane aasta pärast tunnustust möödunud on? Ja ütleme nii, et kui lühidalt võtta kokku on kiirelt läinud ja ütleks, et nagu see kiirem periood juba parasjagu peale seda just hakkas ka, et nagu mina isiklikult tunnen, et selline tunnustus
tunnustus, no sõltuvalt ettevõttest, et kes teeb mingit ettevõtmist globaalsemalt, näiteks Euroopa tasandil võib-olla see ei anna nii palju, kui mulle, kohalikule sellisele teenusepakkujale. Sest ütleks niimoodi, et noh, mina kui pakun jõusaali teenust siin Rapla piirkonnas, et tahes-tahtmata kui uus asi, siis inimesed võivad alati kõhklevad olla, kas asi on piisavalt hea või mis asi see on, mida ta endast kujutab, miks üldse tehakse, kas on vaja, siis ma leidsin, noh, minul isiklikult see antud nagu tiitel, mis ma siis sain seal uustulnuk ja siis ka rahvalemmik nagu andis väga sellise, ütleme nii, et noortepäraselt boost'i nii-öelda, et peale seda nagu käibed kasvasid, peale seda hakkas rohkem inimesi käima. Tänu sellele on, ütleme nii, et selle aasta jooksul, mis siin nüüd, noh, see aasta valitakse uuesti, ütleme nii, et nagu ettevõte on ikkagi päris palju nagu edasi liikunud, et kas või jõusaali laiendus on toimunud. Ja noh, tegelikult eelnevalt seda tunnustuse tiitli andmist oli juba niisugune esmane laiendus, kuid ütleks niimoodi, et selle aasta jooksul on välja arendatud väga tugev jõusaali rakendus, äpp nii-öelda. Et selle jõusaali äpis on siis nii-öelda, ütleks nii, et üks Eesti sellise tänaseks juba kaasaegsemad jõusaalide mõistes rakendusi, et sul on seal, mitte ta ei ole ainult sul see nii-öelda pääsme haldamine, vaid sul on ka seal juures siis näiteks treeningkavad, sul on isegi seal automatiseeritud stebi pääsmete nii-öelda, noh, selline aktiveerimine. Ja ütleks nii, et selle aasta jooksul on vägagi palju toimunud ja ma tunnen, et nagu kas või isiklikult ettevõtjana andis endale sellise enesekindlus, et okei, et see asi on päris, et mind on märgatud, sest noh, ütleme nii, et väikest ettevõtet oled juba aastaid pidanud juba varasemalt, lihtsalt ma ei tea, esitad arveid, teed mingit tööotsi ja nii edasi, kes otsustasid ühel päeval, ma teen jõusaali ja kohe said sellise tunnustuse ja tänaseks on siis jõudnud sinnamaali, kus nagu see ongi nagu jõusaal, spordiklubi, kus käivad väga paljud inimesed siin piirkonnas. Sulle andis see nii-öelda YouTuberi ajalugu, ma arvan, sellist tarkust juurde ka just selle poolest võib-olla, et kuidas analüüsida oma edukust või kuidas seda mõõta, eks ole. Ma arvan, et päris paljud inimesed, noh, eriti siin võib-olla maapiirkondades võib-olla nii palju sellele veel rõhku ei pööra, et tehakse justkui ägedat asja ja tehakse ägedat asja. Ja tehakse niimoodi oma ette ja siis arvates, et kõik nagu juba ju teavad ja et me ju teeme siin juba kogu aeg, aga sina, ma arvan, oled numbritega nii-öelda tuttav, et YouTube'i aegadest sa ju väga selgelt nägid, palju sul vaatajaid on, kuidas kõverad kasvasid, et kuidas miski asi midagi mõjutab, mida sa teed. Ja üks asi on see, et jah, ta võis anda seda analüütilisust nii-öelda, et sa vaatadki nii-öelda peale, et mis on, mis toimib, mis mitte, aga tegelikult seal on noh, nii palju muid asju ka, et kas võigi see, et noh, kui sa YouTube'is tahad nii-öelda midagi hästi teha, sa pead suutma mingisugust kvaliteeti luua, et kas see on siis kvaliteetne video või ma ei tea, oled hästi detailne oma asjades, et noh, võib küll mõelda, et lihtsalt, et on tehtud video üles laetud ja see ongi kõik, aga samamoodi tegelikult tänaseks on see turundamisele väga palju kaasa aidanud. Samamoodi tegelikult ettevõtlus ei ole ainult selline praktiline, et nagu Janek enam ütles, et Excel, vaid seal on ka nii palju loovaid tahkusid nii-öelda, et üks asi on inimestega suhtlemine. Teine asi on see, et sa nii-öelda enda äri peadki enda nii-öelda visuaalil üles kujundama, samamoodi nagu sa hakkad video looma, sa lood videokontseptsiooni, sa pead looma enda ärikontseptsiooni, lihtsalt see on nagu niisugune väga pikaaegne video, ütleme niimoodi. Sa oled pidanud midagi muutma ka siis nüüd aastate jooksul, et üks asi on, nagu me rääkisime, et kõigepealt oli soov midagi teha ja sellest kasvas ettevõtlus, aga see ikkagi analüüsid, ehk siis see Excel tuleb ükskord ette ikkagi võtta ja vaadata, mis töötab ja mis ei tööta ja mida tuleb ikkagi muuta, kuigi väga nagu võib-olla ei tahaks, aga peab, sest et keskkond nõuab. Ilmselgelt, et kui sa pakud inimestele teenust, siis sa ei saa ju pressida mingisugust enda ideed, mis sulle väga, väga meeldib, et mina ütleks, et nagu täna ettevõtluses sellised konservatiivsed lähenemised, et see toimib, sest sa pead, et mina tean, mis on hea, sest mis iganes põhjus võib-olla see peabki paika, aga kui inimesed sellega kaasa ei lähe, siis sa ei saa seda teha. Ja samamoodi, kui sul on näiteks tulemas, noh, ma ei tea, alustad näiteks, mina olengi alustanud ühe kontseptsiooniga, aga ma saan aru, kui ma tahan tänases konkurentsis, siin Eestis teades konkurentsis nagu eristuda, siis mul peab olema mingisugune standard, mingisugune kontseptsioon, et see erineks, et inimesed nii-öelda tuleksid ja jääksid ja nii edasi. Et see ei ole ainult jah, siuke, et mul on idee, ma teen seda, mis kõik teised teevad, siis täna sa pinnale jääd, sa peadki olema nii-öelda siukene. Kuidas alustamine käis sul näiteks? Ma arvan, päris paljud ettevõtted jäävad alustamise taha võib-olla sellepärast, et esiteks julgust ei ole, võib-olla või siis ei ole kapitali, et seda kõike nagu arendama hakata, sest ega algus pole kunagi, eks ole, lihtne, et kuidas, milline sinu see algus välja nägi, kui sa läksid siis nii-öelda selle jõusaali teema peale? Ütleme nii, et noh, põgusalt enne, kui me salvestama hakkasime, arutasime ka seda, et kuidas
et kuidas mina ennast defineeriksin, et mina nagu, ma mainisin ka, ma olen asjaarmastaja, tegelikult see algaski sellest, et see ei hakanud mingisuguse ettevõtluse plaaniga, vaid pigem see, et minule väga meeldis sporti teha, minule väga meeldis treeninguid teha. Minule näiteks ei meeldinud olemasolevad siin keskkonnas, siin Rapla piirkonnas olevad jõusaali, mida tahtsin nagu omaette rahulikult treenida. Mul on kodus väike 25 ruutmeetrine kuur on ja ma esimesed, ma ei tea, ostsin endale 1000 euro eest, ostsin endale Amazonist, tellisin lihtsalt mingid vahendid, vaatasin, et hästi odav, väga hea, ma saan kodus enda trenni ära tehtud. Ja siis juba hakkasid silmad hoidsid lahti, kus keegi müüb midagi kasutatult, niimoodi ostad, müüd, vahetad nii-öelda. Et see on niisugune tegelikult aastaid kestnud protsess oli, kus ostad endale uue parema masina või aparaadi koju, teed seal trenni, jälle seal arendad seda, et see hakkas nagu väga sellisel, ütleks nii, et rohujuure tasandal pihta, kuskil kodus endal, kuuri all seal, oligi seal külmaga tegid seal -10 kraadiga seal trenni, et see hakkaski sellest pihta ja tänu sellele tulid uued võimalused, kus said, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, kesklinna koolis olid seal ruumid, kus ma seal tegin trenni, viisin mõned enda vahendid sinna, siis otsustasin, et selline asjade jagamine ei sobi, et ma pean ikkagi alustama enda asjaga ja siis jõudiski võib-olla sellist esimest julget sammu, sest sa fikseerid ennast kas või tähtajalise mingisuguse rendilepinguga, sa pead mingid seadmed ostma, et nagu tegema selle suure investeeringu, sest jõusaali alustamine, ütleks niimoodi, et ettevõtluses on ikkagi selline küllaltki ressurssi nõudev nii-öelda ala, mida teha või valdkond, millega tegeleda, et siis nõuab investeeringut, aga tänaseks oleme siin ja oleme hakkama seal. On sul mingeid abilisi või sõpru või kaaslasi, kellega nõu pidada või on sul üksi olnud nii palju nii-öelda mune, et seda kõike teha otsast peale? Tänaseks selles suhtes, et eks ma ikkagi pidin ise need nii-öelda munad vihku võtma ja ära tegema, aga kokkuvõttes ma ei saa öelda, ma olen see kõik üksinda teinud, mul on väga, nagu ütleme, kogukonna mõistes väga palju tuge olnud, mul on samamoodi väga palju häid sõpru, kes tegelevad antud valdkonnas, et kas võigi treener, kellega ma pikalt koostööd olen teinud, kellel on Jõgeval sarnane jõusaali kontseptsioon, siis samamoodi siin on teisi tegijaid nii-öelda, kas võigi Jorma siin Rapla kandist, kes on ise nagu pikaaegne jõusaali treener, kes on alati nagu olnud, nagu asjaga nagu mõttega kaasas nii-öelda, et asju nagu arutada või mis iganes seal. Et selles suhtes ma ei saa öelda, et ma olen kõike üksinda teinud ja mul väga toetav kaaslane, elukaaslane, kes nii-öelda minu nii-öelda selle unistuse poole pürgimisel alati toeks olnud, et eks see, ma tunnen, et nagu tugi peab olema, et kui sa üksinda jääd, vahepeal jäädki mingi ühe mõtte peale kinni, et siis on see vahepeal hea põrgatada mõnelega. Huvitav, kas ettevõtja üks tunnuseid on see ka, et kui ta on nüüd midagi siis nagu valmis teinud, siis rahul nagu ei ole kunagi, et sul on nüüd tehtud see jõusaal, nüüd käid aga iga päev seal nokitsed ja mul nagu tundub, et see asi ei lõpe kunagi nii, kui sa oled ettevõtjad, siis oleks jälle midagi veel vaja teha või midagi teistmoodi või mis sul plaanis on? No ütleme nii, et alati kui on see, et kui asi kasvab ja nõudlus kasvab ja kui sa nii-öelda iseenda nii-öelda teenuse kasvu ja arenguga sammu ei pea, siis sa võib-olla lõpuks jääd iseendale jalgu. Et siis ta nõuabki edasiseid arendusi, et täna ongi seis selline, et ei lähe rahulikumaks ja kuidagi läheb hoopis hullemaks ja isegi et mõtled, et täna rahulik päev, siis tuleb hoopis väga hull päev, sest nagu nii palju ootamatuid asju tuleb ette. Aga see ongi see, et töötad selle nimel, et võib-olla kunagi oled sealmaal, kus ei pea nagu, ma ei tea, kõikide detailidega tegelema. Aga tänase seisuga ikkagi on plaan nagu see sama jõusaal, kus ma toimetan, et nagu see ikkagi tuua Raplas nii-öelda järgmisele tasemele esimesena nii-öelda, et ongi siis niisugune suur spordiklubi ikkagi siia Raplasse ära teha nii. Kuidas sa nagu, kes on sinu konkurendid või kuidas sa neid üldse hindad või kuidas sa neid nii-öelda arvutusi teed, et kuhu sa peaks siis arenema või palju sul üldse ruumi on või kes veel peale tuleb ja kes sul kandadele astub ja kellele sina astud või kuidas sa üldse seda asja nagu mõtled, et sul oli ju mingi turu-uuring või nägemus on sul ju tehtud, mis siin Raplamaal toimub või toimuma hakkab? No muidugi on, et eks kuna ma ise oma valdkonnas toimetan ja ikkagi pühendunult igapäevaselt ja täie koormusega, siis ma olen alati silma peal, et mis siin toimub, et kas võigi tänane olemasoleva konkurents spordihoonete näol, ma saan aru, et mis see minu eelis nende ees, ma saan aru, mis see minu nii-öelda nõrkus nende poolest nii-öelda ja nagu sellepärast on ka järgmised sammud võetud ja muidugi ma olen kursis, et on kõlakad, et siia tuleb ka teine suur spordiklubi. Ma olen väga hästi nagu
kursis, kuidas tema enda nagu, kuidas see spordiklubi nagu hinnastab kuidas nagu tema süsteem on üles ehitatud ja ma saan väga hästi aru, et kuidas nagu mina pean enda teenuse nii-öelda Rapla mõistes või üleüldsegi nii-öelda üles ehitama oma teenuse, millised teenused ma pean pakkuma, et nii-öelda sellise konkurendiga nii-öelda ütleme nii, et mõõtu võtta, aga lõppkokkuvõttes on, et kui sa nii-öelda lähened sellele teisiti, ma räägin hästi ümaralt praegu, et ma ei tea, kas ma räägin konkreetselt või mitte nii-öelda, et noh, 24/7 fitness, kes on siis nii-öelda odavkett, aga mina nagu tahaks ennast ikkagi positsioneerida siin Eesti turul või kas või tänaseks räägime Rapla turust, ikkagi siis sellise natukene rohkem premium tootena, kus siis ongi, sul ei tule hinnatundlik klient, vaid sulle tuleb klient, kes siis nii-öelda hindab seda, et tal on kvaliteetne teenus. Ma ei räägi ainult näiteks see, et on saunad, taastus, rühmatreeningud, vaid ma räägin ka sellest, et milline trenažöör sul seal saalis on. Et üks asi on see, mis tänaseks Eesti turul on hästi palju toimumas, on see, et nagu minnakse nagu ühe kas võigi siis brändi teed, aga näiteks mida nagu tehakse mujal maailmas ja mida mina ka tänaseks nii-öelda teen, on see, et ikkagi sa lähtud nagu brändipõhiselt hoopis biomehaanika järgi, mis on nagu kõige nagu parem treenažöör biomehaanilised, selle ma võtan endale treeningsaali nii-öelda. Et eks see ongi niisugune, et sa igapäevaselt vaatad, mis saadaval on nii-öelda, et see ongi, siit tuleb see asjaarmastus sisse nii-öelda, et üks asi on see, et kas me teeme nagu seda jõusaali kui äri, teine asi on see, et ma teen nagu seda ise treenijatele ja nagu ise kui treenija, et mis on hea. Ja samamoodi siis üles ehitada ka tugev treenerite süsteem, et kui inimene tuleb, et ei ole see, et ma tätan sulle, teen uksed lahti, palun väga, astu sisse, hantelen siin, kangen siin. Kas see polegi nagu mingi põhiasi või mulle tundub vähemalt, olles ise ka natuke selle sporditeema sees, et jõusaal on tore asi, kõik teavad, et jõusaalis on pigem ikkagi kasulik käia seal omale kasulikke asju teha, aga mitte teades, mitte midagi jõusaalist ja sinna minnes, siis suure tõenäosusega sellest mingit tulu ei tõuse. Need aparaadid on ikkagi kasutamiseks õigesti, õige asja jaoks ja kui need seal niisama, diivanil istumine on kindlasti kahjulikum kui jõusaalis seal midagi kangutamine, aga et seda teha nagu teadlikult, see ülearu kerge ei ole ja selline nii-öelda personaaltreeneri võtmine ei ole nagu mingisugune, ei pea mingi privileeg, vaid mulle tundub, et see on nagu A ja O, millest üldse alustada. Kuidas sul seal asjaga on? Seis on selline, et ikkagi sul on vaja mingisugust sisendit treenerilt, et üldsegi alustada. Miks sa käid, kui vana sa oled, mida sa teha tahad, kuhu sa tahad jõuda, et sellised asjad on ju? No täpselt nii, et kas võigi see, et kui me räägime treenijast, kes võib-olla ei olegi kõige ambitsioonikam, vaid ta tahab lihtsalt teha juba see, et keegi tuleb nagu näitab talle kas võigi paar treeningssessiooni, et see asi teeb seda, see teeb toda, kas võigi mingi lihtne treeningkava ja sealt juba inimene ise edasi tahab selle julguse, ta tahab selle kindluse, ta saab süsteemi, mille järgi treenida ja sellega ta kordades rohkem nii-öelda tulemusi kiiremini saab. Et tänaseks, kui ütleme, räägin enda nii-öelda brändist ML treeningust, siis nagu see personaaltreeneri pool on ülimalt nii-öelda prioriteetne olnud, et inimesed, kes tulevad, kõik saavad personaaltrenni, et samamoodi kui see nii-öelda äri kasvab, me räägime suurtematest pindadest, et siis ei ole see, et oluline on ainult pind, vaid see süsteem, kogu see süsteem, et see, et juba see, et sa saad nagu treener, kas võigi see, et klient tuleb ja ta saabki enda treeneri tehtud treeningkava endale jõusaali äppi. Et sama või tal on isegi võimalus väga põhjalike juhistega treeningkava lihtsalt nagu tutvumiseks saada sinna äppi. Et kõik oleks nagu selline toimiv süsteem olemas olev. Räägime siis ka rühmatreeningust, et inimesel oleks kerge saab ligipääs rühmatreeningusse, kui te taha jõusaali trenni. Et kõik selline, mis täna tegelikult mujal, mida ei ole. Et on see, et teil on nagu, meil on ruum, aga meil on see treener eraldi, aga me toome ruumi ja treeneri kokku nii-öelda. Ehk siis meie jutu juurde tagasi tulles Rapla parimate ettevõtjate valimine, võitsid omale 2 tiitlit siis, uustulnuk ja rahvalemmik ka. Ja kui keegi küsib su käest, et kuhu sa nendega nüüd minema hakkad või siis oli sellest mingit tolku või motivatsiooni ka, mis sa siis vastad kokku võttes? No ütleme nii, et kokkuvõtteks enda eelneval jutul, et mina leian, et minule kui ettevõtjale andis väga sellise ütleme uue hingamise nii-öelda, et see on nüüd see hetk, kus mind on märgatud, mind on nähtud, mulle on antud tiitel, siis nagu see andis minule sellise hea energia teha asja edasi. Kui me räägime tiitlist iseenesest, siis see lihtsalt on tiitel, see on paber, mis sulle anti, suruti kätt nii-öelda, aga me elame ajal, kus inimestele väga meeldib staatus ja staatuse järgi vaadatakse asju, siis mina nagu tunnen, et nagu kohalikule teenusepakkujale andis ikkagi väga palju juurde.
Vot nii, järelikult tasub edasi korraldada, eks ole, Janek, ja korraldategi. Igatahes korraldame ja see jutt tuli väga tuttav, et mul on ennem ka öeldud, et noh, kas nüüd, et olin just kokku pakkimas või olin sellise nagu nivoo peal. Et see nagu, mõnikord sa saad selle sisemise kerge sellise tõuka, et keegi veel märkas mind, kes mind esitas enne. Seda infot me alati ei avalda isegi, aga põhimõtteliselt nagu see korraks nagu äratab. Et ma toon veel sellise huvitava paralleeli siin, et mitte, et nüüd kogu maailm põõrleks toetuste ümber, aga on ka mõni toetuse saaja öelnud, et kui ma poleks seda starditoetust saanud näiteks, et siis ma tõenäoliselt ei oleks seda 3. aastat jaksanud pingutada, sa võtad endale teatud kohustuse, ehk siis Martin võttis endale rendilepinguga kohustuse, võib-olla mõni seade, mis on keerukam, ostad järelmaksuga või sul on mingi partner deal kellegagi, see paneb siit pingutama mingi järgmised nagu 6 kuud, 12 kuud, aga võib-olla rohkem. Et ma arvan, et see väike nügimine nagu on hea ja me igatahes jätkame. Selle aasta tunnustamine on välja kuulutatud, eelmise aasta võitjad on üles äratatud, et me tõenäoliselt kaasame neid ka seal siis tunnustussündmusel ka, et kas auhind üle andmas või niisama korraks veel saab särada. Tavex OÜ oli eelmisel aastal siis sellise põhilise või põhiauhinna võitja, ehk siis äriteo auhinna võitja. Nemad siis korraldasid omale sellise robotlüpsi platsi, eks ole, et siis tööd natuke lihtsustada, suured investeeringud. Kuidas neil praegu läheb, oled kursis? Praegu minu andmetel läheb piisavalt hästi, tervitused siin Artur Kokale, kes ütles, et ta peab siiski olema põllul, kuna kevad tööd on alanud ja me teame, kui väärtuslik seal see aeg on, et seal see 24/7 põhimõte nagu selles mõttes ei toimi, et ei saa öösel nagu brigadiiri mängima minna põllu peale, et pead ikkagi siis minema, kui on õige kellaaeg, õige niiskus, õige temperatuur. Et jah, Tavex oli see tubli põllumajandusettevõtja Idapere piirkonnas siis, kes võitis äriteo tiitli ja pean ütlema tagasi vaatavalt, et isegi kui meil on selline nullkasvu periood siin praegu tervikuna majanduses, siis eelmine aasta meil oli ikkagi päris tihe rebimine, et oli komisjonil kelle vahel vaagida. Aga me teame, me seal nagu silume, et see komisjoni on meil kaasatud siis partnerid ettevõtjate ühingust ja töötukassast ja pankade esindaja on, et seal see natuke nagu sellise demokraatliku protsessi käigus siis silume nagu hindamist, et oleks veitsa laiapõhjalisem, mitte nii, et Janek ütleb, kes. No küll, aga komisjoni hindamine põhineb ka päris suuresti ikkagi sellel esitlusel, ehk siis kes on esitanud ettevõtte ja kuidas ta seda on teinud, sest ega siis komisjon ka kõiki ettevõtteid ei suuda ja ei tea ja eks nad selle järgi seda otsust teevad, aga kellel siis peaks olema see selline nii-öelda sotsiaalne kohustus, et neid ettevõtteid ja ettevõtjaid esitada, sest et olgem ausad, kui sa ikkagi ei ole nende asjadega kursis, kui sa tavaline Raplamaa inimene võib-olla või siis sa lihtsalt ei tule asjade peale, sa ei pane igapäevaselt tähele, kes nüüd see uustulnuk oli või kes nüüd see väike ja tubli oli, et omavalitsused ja sellised asutused võtavad ka vaevaks neid esitada. No siin on jah, see võib-olla selline moraalne vastutus või on igal ühel meist tarbijana või naabrina või minu poolest kas või ka ise olles ettevõtja, et me küll ei propageeri hullult seda, et ise ennast püünele tõsta, aga põhjusmõtteliselt me sellepärast veel kedagi nagu ju tagasi ei saada, et ta ise ennast esitas. Et lihtsalt ei ole midagi teha, puht inimlikult on niimoodi, et teatud valdkondades sa oled nähtavam ja teatud valdkondades sa ei ole nähtav. Ja see on nüüd see võib-olla, kuhu see meie subjektiivsus natukene jätab väikseid laike, mis on katmata. Aga midagi ei ole teha, et me oleme nende aastakümnete jooksul ka saanud aru, et see ei ole nagu selles mõttes päris nagu selles mõttes totaalne, et ikka paratamatult keegi jääb 2 silma vahele, palun ärge keegi solvuge, et kedagi ei märgatud. Tihti peame selgitama, et me tunnustame siis nüüd tänavu, me tunnustame 2025 saavutatu eest või kui kellelgi ettevõtjal täitub 25 aastat täitus eelmisel aastal, siis tema võiks sobituda sinna vanade kalade ritta ja kui keegi on jäänud eelnevalt ka märkamata, siis saab seda siin siluda, aga nüüd just eriti nagu see uustulnuka värk või ka äriteo mõttes ja meil on üks kategooria nagu väike ja tubli
või ka õpilasfirmade kategooriat, seal kindlasti peaks see esitaja ka teadma, et esile tuleb tõsta midagi, mis toimus 2025. aastal. No pluss-miinus on päevad, nädalad või midagi. Aga noh, meil on jõle raske, hinde on kõige hullemas kahvlis siis, kui kõik on nagu imetore ja nagu ei selgu seda püänti või seda seost selle eelmise aastaga. Meil on omal kaust, me iga aasta alustame uut kausta, kus meil on rääkis, et need potentsiaalsed järgmise aasta omad sobituksid sinna, et kes on nagu kas siis liiga vara esitatud näiteks. Või on ka olnud sellised õnnetud juhtumeid, et kujutate täna keegi 2025 aasta alguses võis olla just tal mingi ka selles mõttes traagiline päev, et tuli hoopis kokku pakkida. Et sellise juhul me ka, kui me teame, et ta juba on kokku pakkumas, siis me ei, tunnustust ei anna, aga mis siin salata, et ma toon siin välja, mul on nagu nii palju kahju nii nendest kõikidest sigadest siin Eestis, kes enneaegselt hukka said, et meil oli tegelikult ju rabav toode eelmine aasta, me tunnustasime Frank Kutteri kartulivorsti, aga jällegi, et kaua ma ikka nutan, et natukene, aga siis see on just selline eluline näide, et ettevõtlus ongi üsna heitlik, et sul tuleb mingi endast mitte olenev asjaolu või ka enda valikust tulenev, sa müüd firma maha, see pole enam sinu lapsuke, see pole enam sinu saavutus, see tuleb lahti lasta ja nüüd mina pean sellest Frank Kutterist kuidagi suutma lahti lasta, et on ka kaotusi. Raek ise siis ka pakub variante välja ja kandidaate? Peaks kõige loogilisem koht tulema, kus neid kandidaate peaks tulema? Jaa, aga natuke häda, siin on natuke sarnane häda, et nagu ma helistan siis sellele panga esindajale, kes meil selle komisjoni, et anna nüüd ideid. Tead, Janek, ma ikka ei saa anna siis nagu nurga tagant ja ei saa. Nagu mingi kliendi info, mida sa ei saa otse anda. Aga me põrgatame siis, valdavalt me ootame ettepanekuid ikkagi valdadelt, ehk siis meie 4 vallalt ja enamasti igast vallast ka midagi tuleb ja siis me ootame ettepanekud eriti ettevõtjate ühingutelt, keda meil on ju maakonnas mitmeid ja loomulikult miks mitte ka siis teised partnerid ehk Raplamaa partnerlus, kogu omavalitsuste liit ise või ka töötukassa. Et me näeme ju oma kliente erinevate tahkude alt, me näeme oma maakonna ettevõtteid erinevate tahkude alt, et siit see ja rahvalemmik on siis see, kus igaüks saab ka seal hääletada kellegi poolt või mingisugused nominatsioonid on üles pandud. Kerge kamm käib siit ikka ennem üle, ehk siis rahvalemmiku hääletusse me siis koostöös Raplamaa sõnumitega ja Tre raadioga varasemalt saime panna kedagi, kes oli juba siis jõudnud sinna 3 parima sekka vastavas kategoorias, et sealt tekkis selline nominentide ports, et mitte neid, meil on ikka seal 70 või 90 esitust mõni aasta. Et me kõikide nende vahel ei suudaks rahva lemmikult selgitada, meil nii palju pole neid osta seda turumahtu seal Faceris või kuskil. Ehk siis, mis sellel aastal toimuma hakkab kuidagi erilisemalt ka kui eelmistel aastatel või läheb ikka sedasi vanad head sisse käidud rada? Me mõnes mõttes oma radu ikka muudame jälle iga aasta ka ja samas jälle mingeid momente ei taha üldse muuta. Ehk me oleme nüüd hulka aastaid teinud juba nii, et tunnustamine toimub võitja juures, aga mind kahjuks või kes teab, õnneks päris seal Taveksi Eidapere laudas siiski ei tee turvakaalutlustel, ehk siis ma ei tea, sussid, maskid, kiivrid, mis seal kõik vaja oleks, kõikidele lehmadele maskid ja siis ühesõnaga see kasvas meil üle pea, aga seal naabruses on Lokuta puhkekeskus ja siis see pidu kutsetega toimub seal, et see ei ole siis, paraku see ei ole meil avalik sündmus, et me kutsume sinna valdade siis ettevõtjate ühingute esindajaid, võitjaid ja mõnikord ka valdkondlikke siis külalisi, kes on võib-olla vastava valdkonnaga rohkem seotud, kus on võitjad. Ja see toimub meil juuni alguses, aga võib-olla tähtsam kuupäev on see mai kuupäev, mis mul meeles ei ole, äkki 6. mai, et selleks ajaks saab esitada ettepanekuid. Need on kenasti moodsal moel meil Drive'i või selles Google Formsis, et saab panna sinna oma ettepanekuid ja see on nagu äärmusest, et kui tõesti seal on ainult ettevõtte nimi, siis see võib mõnikord päästa olukorra, et keegi teine pole teda esitanud või need kirjeldused, ma pigem ütleks, et see kirjeldus on ikkagi ka oluline, et palun otsige see 2-3 lauset, aga on võimalik sisuliselt esitada ka lihtsalt nimi. Sa küll rääkisid sellest iseenda esitamisest, et see nüüd nii väga oodatud ei ole, aga mina olen ikka
aastate jooksul seda rauda tagunud, et minu arvates on see ettevõtjate nii-öelda Eesti Laulu konkurss, et siin on sul võimalus pääseda püünele, eks loomulikult äritegu on äritegu, eks seda ei saa keegi kuidagi kunstlikult nagu üles tõsta, aga kui me räägime uustulnukast või väikesest tublist, miks mitte ennast esile tõsta siis siin maakonnas, sest ega see komisjon, see on ikkagi mitte nüüd, ta on ikkagi subjektiivne ikka pigem on ju, nende otsused tulevad esitlustest ja ühesõnaga, et see ei tohiks olla mingi häbiasi, vaid pigem mõned väikesed ja uued ettevõtjad võikski ennast just selle abil veidi upitada ja siis nagu Martin juba rääkis, läbi selle siis saada motivatsiooni juurde, mine tea, mis sealt tuleb ja nii edasi, eks ole. No näiteks eelmine aasta oli ju väike tubli kategooria võitja oli perebuss, osaühing Märjamaalt Varbola kandist, ehk siis see nagu ta ei ole ju mingi eile tekkinud ettevõte, on ta päris kaua tegutsenud ettevõte ja paljudele ka tuntud kaubamärke, aga noh, samas jälle ma ütlen, et ka see väike tubli on üks konkurentsitihedamaid valdkondi, et igal juhul, et kui te leiate, et teie ettevõtmine, teie naabrettevõtmine sinna sobitub, see statuut on meil ka kenasti kodulehel olemas, raek.ee, siis esitage, sest kui tal on eelmisel aastal midagitki tuua erilist ka välja, uuenduslikku või see võib olla, see ei pea olema alati nagu mingi, ma ei tea, töötajate arv kasvas või käive kasvas või võib-olla mingi sisuline väike uuendus, et no mingi ongi see sisemine töökorraldus muutus või mingi uus partner leiti või luua varres on teise kujuga, et see võib olla mis iganes. Vägev, igal juhul 6. maini on siis aega hääletada, raek.ee lehe peal on kõik info kenasti olemas, minge sinna, seal on teie jaoks kõik valmis pandud statuudid, kõik erinevad vormid, mida täitma peab, väga keeruline see ei ole, lihtsalt tuleb natukene aega võtta ja mõelda ja küll need lemmikud või siis parimad saab sinna kirja pandud ja millal see sündmus siis toimub, juuni alguses millalgi, jah? Ma võin selle kuupäeva välja öelda, aga ärge palun sinna lilledega lehvitama, tulge. Millal me saame tulla podcasti tegema koos värske võitjaga? Tunnustamine on ise 4. juunil ja podcasti sobib pärast seda siis värskemate memuaaridega. Nii et juuni kõlab ju õige pea juba. Kõik ettevalmistus on tehtud või kuidas see ürituse korraldamine käib? Meil on seal mõned sellised ankurpunktid, jah, need on ära ankurdatud, aga selle sündmuse korraldamine käib teadupärast siis viimase minuti ja viimase selle playlisti kokkuleppimiseni. Et see on kindlasti tegevusmahu mõttes nagu ka päris nagu mahukas ikkagi tegemine ja meil on seal olnud ka 130 külalist, aga pigem selline 70, 80, 90 külalist me ootame sinna. Kõik on selline sõbralikult pidulik ja mis ma veel oskan öelda, püüame seal ka eelistada nagu kohalikku siis küll esinejate osas või ka toidu, soogi ja muude asjadega. Vaat sellised lood, nii et veel kord minge raek.ee lehe peale, valige oma lemmik välja ja kui need lemmikud on selgunud, siis siin Raplamaa podcastis kindlasti saame neid tervitada ka. Aitäh mehed tulemast, edu ettevõttele, edu Raegile ja kohtume jälle. Aitäh ettevõtjatele.